No nii, tere. Siin siis minu podcast, minu avalikud salamõtted. Ma teen oma sellist, nagu sa näed, siin kõrval olevat ekraani teiselt poolelt, et siis on see podcasti pealkiri, minu avalikud salamõtted, siis on Hungary, see tähendab ju Ungari, nagu sa tead, ja siis on all minu nimi Illar Luht ja siis on see, noh, kuidas seda nimetatakse nüüd, Illar Luht, see peaks olema mingi siis kanali nimi, aga tegelikult see on veidi nagu valesti saanud praegu vist, ma ei hakka praegu vahetama seda ära, aga kui sa nüüd vaatad seda podcasti ja oled siiamaani vaadanud algusest peale, see tähendab paar minuti, siis noh, ütleme niimoodi, siis sul on selgeks saanud ka see, et kui sa oled tuttav minuga muidugi ja kui sa ei ole, siis on teine lugu, aga noh, ühesõnaga, et siis on ju selge, et minu kanali nimi ei ole mitte Illar Luht, vaid minu kätte on Mister Illar vist, kui ma ei eksi, ma ise ka ei tea praegu täpselt, sest ma nii ammu lõin selle kanali, mis on mul olemas, aga noh, Illar Luhti järgi, minu nime järgi leiab seal alati üles ja sealt saab vaadata neid videosid, mida ma olen varem teinud. Noh, enamik on neist niisugused kõned, kus ma oma monolooge pean ja kus ma räägin oma jutte. Ja noh, siin vahepeal alguses tähendab täpsemalt, kui ma siia Ungarisse saabusin, siis ma ei näinud erilist mõtet teha neid mingisuguseid videosid, midagi avalikkuse ette teha, sest nagu minu oma isiklikud kogemused tõendavad, et ega eriti palju inimesi just ei huvita see, mida ma teen ja kuidas ma elan, isegi see mitte, isegi need, kes on minu vanad head tuttavad, sageli neid isegi ei huvita see, nad ei reageeri millelegi, nad ei minu isikuga seoses kõigele sellele ma mõtlen. Ja noh, ühesõnaga ma ei viitsi sellele kõigele mõelda, aga noh, ega see seda siis ei ole mõtet nii väga mul südamesse väga võtta, ma ütlen endale niimoodi. jah, küll. Ühesõnaga, nagu sa näed selja taga, ma olen noh, kevadiselt riides siin, see tähendab, et ilm on ka kevadine, 13 kraadi väidetavalt on praegusel hetkel Ungaris ja siis meil on juba hakkavad vaikselt pungad tulema mingitele taimedele, see on küll veebruari lõpp, veebruari viimane päev, kui ma seda episoodi teen, aga juba on siin aiatööd käivad ja inimesed tulevad kohale, sest nagu sa tead, kui sa oled varem episoodi vaadanud, et ma ei viibi ju kuskil niisuguses paigas enamasti, kus siis on siis need sammused ja auto läks mööda, aga ta vist eriti ei huvitanud see, mida ma teen, pole hullu. Ma olen ühes aias siis siin Lõuna-Ungaris, väikese linnakese lähedal ja ma teen seda podcasti sellest ajast peale, kui ma siin olen, ühesõnaga, nii et see on nagu kuidagi eriliselt, see minu avalikud salamõtted on sellega seotud, mis ma siin nii kaua, kui ma siin Ungaris olen, Lõuna-Ungaris olen, noh, no ma ütlen, see on Baranja komitaat, kus ma viibin praegu, varemalt ma olen muidugi teistes paikades Ungaris elanud, ma olen elanud Budapestis, ma olen elanud Tolna komitaadis, Tolna komitaat on kõrvalkomitaat, see on see mitte kaugel sellest komitaadist, kus ma praegu viibin ja nii edasi. Ühesõnaga, kui sa minu podcasti praegu juhtusid vaatama ja kui sa oled varemgi vaadanud, siis telli see kanal ka, kui sa ei ole seda veel tellinud, sest tellijate number, tead, see on õudselt halb on seda ütelda niimoodi, aga see on tõsi, et see number näitab seda, kui kättesaadavaks minu podcast teistele inimestele saab siis pärast seda, kui ma olen ta avaldanud, sest algoritmid ainult niisugustes kategooriates mõtlevad. Või kas nüüd ainult niisugustes kategooriates, võib-olla ka mitte ainult, mitte ainult.
mängivad rolli ka see, kuidas sa likee jagad, nii et pane oma like alla, kui sind huvitab, et minu, minu podcastid leviksid ja saada, jaga seda tuttavatega ja, ja, ja muidugi kommenteeri, kui sa viitsid. Ma loodan, et sa viitsid, et sa ei ole nii laisk, aga noh, ja ära pane tähele neid jutte, mida inimesed sageli räägivad, et ainult lollakad kommenteerivad, kirjutavad igast kommentaare ja ma arvan, et asi ei ole sugugi nii, kui on tegemist asjaliku kommentaariga, sest lollakad ja trollid muidugi seda teevad, aga mitte ainult, nii et sa ei pea neid jutte tähele panema ja telli siis see kanal ja jaga sõpradega ja, ja telli kanal ka ja nii edasi. Nüüd, see on nüüd see konventsionaalne jutt ja nüüd läheme teemade juurde. No nii, teemadest siis minu meelest on olulisem muidugi võib-olla praegu rääkida Ungari teemadest, vähemalt minu jaoks. Võib-olla kõik ei arva seda sama, sest eks igal inimesel ole omad teemad, mida ta peab tähtsamaks teistest, aga mulle tundub, et praeguses situatsioonis on just paslik rääkida Ungari teemadel rohkem nüüd. Sest teatavasti on konflikt Ungari ja Ukraina vahel, no see on üks oluline teema muidugi, aga võib-olla see ei ole kõige tähtsam oleks võib-olla kõige selle taustal rääkida, et Ungaris on tulemas valimised. Ma tegin eelmises episoodis vea, ma ütlesin, et valimised tulevad kuskil 12. mail, aga see oli keelevääratus, tegelikult ma ei teadnud valesti, ma teadsin õieti, et 12. aprillil on valimised Ungaris ja praegused need reitingud on üsna ühemõtteliselt Tissa erakonna kasuks ja Fideszi kahjuks, isegi näiteks on niisugune reiting, kuidas neid firmasid nimetatakse eesti keeles, kes siis teevad neid reitinguid valimiste tulemuste kohta ja siis on üks niisugune firma nagu Median, kes on, noh, keda võib-olla mõned süüdistavad selles, et on liiga vasakpoolsed eelistav, aga tegelikult see ei ole tõsi, sest näiteks kui olid valimised siin Ungaris eelmised valimised või need üle-eelmised valimised või kuna see nüüd oli, kui Median ennustas siis Orbanile ja Fideszile 2/3 hääli ja nad võitsid ka need valimised 2/3 häältega, aga nüüd on siis niisugune lugu juhtunud, et Median on prognoosinud järgmisteks valimisteks, mis toimuvad siis, nagu ma juba ütlesin, 12. aprillil, et 20%-ga praegusel hetkel juhib Tissa erakond, see Peeter Maderi erakond Fideszi ja Viktor Orbani erakonna ees, mis on ammusest ajast saadik, et inimesed näivad olevat tüdinud nagu Fideszist ja ei taha sellega tegemist teha enam. Et ei taha enam sellist valitsust nagu Fidesz, sest sellest ma räägin võib-olla veel natukene pärastpoole. Aga ühesõnaga siis, et jah, et Median ennustas niimoodi, et 20%-ga juhib praegu Tissa ja praegusel hetkel. 12. aprillini on ju natukene aega veel. Ikkagi veidi rohkem kui 2 kuud, aga selle 2 kuuga võib palju asju muidugi muutuda, aga see, kuidas Fidesz praegu käitub, ei ennusta küll midagi head Fideszele, minu arvates vähemalt mitte, sest nagu me oleme nüüd tähele pannud, vabandust, koer haugub taustal, taustamuusikat ei olegi vaja panna, sest koer haugumine on väga hea taustamuusika, aga ühesõnaga, et jah, no nii, Median ennustas nii ja mis siis on, kuidas Fidesz sellele reageeris. Fidesz reageeris sellele niimoodi, et ütles, et Median on võltsinud oma andmeid mille peale siis Mediani juht
solvu, solvus ja lubas need kõik oma uuringud avalikuks teha, andmed, mida ta on nüüd mida ta on kasutanud nendeks uuringuteks, seda ta lubas avalikuks teha ja siis saab igaüks ise otsustada, et kas nad on oma andmeid võltsinud või mitte. Aga jah, igatahes on üks selline Fideszi arvamusliider nagu Daniel Teak, kes siis rääkis sellest, et ilmselt on siis Median ja seda avalikult muidugi mitte salajas, mitte kuskil seltskonnas, mitte kõrtsilaua taga, vaid avalikult ja inimeste ees, kõigi rahva ees, et Median siis võltsib avalikult andmeid. Aga noh, see selleks. No, iseenesest eks me saame näha siis, kui paika pidavad need Mediani ja teiste analoogsete uuringufirmade ennustused siis saavad olema, aga praegu on niimoodi lood, et nende prognooside järgi on nii lood nõnda. Teine, see oli punkt 1, nüüd punkt 2 ja see juhtub muidugi sellest, et ja paljuski on seotud selle valimiskampaaniatega ja eelolevate valimistega selline tõsiasi, et Fides paistab käituvat üha hüsteerilisemalt, üha kahtlasemalt, Viktor Orban teeb üha kahtlasemaid avaldusi, üha kahtlasemaid, üha selliseid mõtlema panevaid järeldusi võimaldavaid teha selliseid avaldusi, väljaütlemisi, mis eriti just, mis puudutab Ungari-Ukraina suhteid, on minu arvates vähemalt ülimalt kontraproduktiivsed ka. No nii, üldteada on nagu selline konflikt siis Fideszi ja Brüsseli vahel ja tundub nagu praegu Brüsseli isegi ei viitsi reageerida sellele, mida Orban ütleb või mida Orban teeb, sest ka Brüsselis teatakse, et Ungaris on tulemas valimised ja oma panuse ilmselt praegu sel hetkel teinud siis sellele, et ikkagi Tissa erakond ja siis Peeter Maderi ja Tissa erakond siis, et võidaks selle valimise, sest Orbaniga on mitmetes Euroopa jaoks väga olulistes küsimustes võimatu kokku leppida. Ja see tundub niimoodi olevat juba pikemat aega, aga praegu on see lootus, et nüüd Fideszi vahetab välja mõni muu Euroopa suhtes hoopis sõbralikum erakond. See tundub olevat nagu domineeriv hetkel Euroopas siis. Aga edasi siis sellega. Teine, Brüssel on üks Orbani vaenlane, mitte vastane, vaid nagu isegi võib öelda, et vaenlane lausa mõnes mõttes. Aga teine vaenlane, oluline vaenlane, veel olulisem, veel hullem, veel julmem, veel jõhkram, veel halvem, veel kurjem vaenlane tundub olevat siis Ukraina Brüsseli jaoks, sest Ukraina teatavasti ütleb asju välja hoopis otsekohesemalt. Ukraina teeb asju hoopis otsekohesemalt, kui isegi seda Euroopa teeb, sest ei armasta eriti keerutada asjade ümber ja siis ühesõnaga siis jälle lähevad inimesed siit mööda mult. Hetkeks katkestama, ma ei taha neile tähelepanu enda peale tõmmata. Okei. Jah, nad räägivad ka seal. Ma loodan, et see mikrofoni, nende kõne ei ole kuulda mikrofoni kaudu. Sest ühesõnaga nii. Ahah. Nii et kuhu ma jäin? Ukraina ja siis Ungari suhe
on keeruline praegu ja tundub, et mitte kunagi ei ole olnud nii pingelised need suhted kui hetkel Ukraina ja Ungari vahel, sest vastastikune propaganda käib väga kõrgel tasemel juba lausa. Ja tundub, et kuivõrd vastastikune. Teadagi on ju Ukraina sõjas ja Ukraina tähelepanu pööratud ikkagi rohkem oma tegevusele rindel, et kuidas siis Venemaa pealetungi peatada ja kuidas tagasi hüvata neid alasid, mis on Venemaa poolt vallutatud. Ja ühesõnaga siis see ju võtab ära oma tähelepanu nendelt asjadelt, mida teeb Ungari, seda antipropagandat, Ukraina vastast propagandat, mida Ungari praegusel hetkel teeb. Ja see on juba mõnda aega niimoodi. No nii, enne siis tuli just parasjagu buss ilmselt, see on bussijaamasid, kus ma praegu viibin, umbes poole kilomeetri kaugusel ja inimesed tulid ja lähevad siit mööda, praegu ka sõidab üks auto mööda ja see segas mul natukene seda juttu, aga nii. Nüüd ma lähen edasi teemaga. Jah, Ukraina ja Ungari vahelised pinged on tugevnenud ja eriti just praegu. Ja see tähendab seda, et need ei ole mitte paremise poole liikumas, vaid need on veel hullemaks minemas. Ja kuidas ma nüüd ütlen? Kuule, kus ma nüüd alustan üldse? Tegelikult see oleks pikk jutt sellel teemal, mis asi see on, mis käärimine toimub siis Ungari ja Ukraina vahel ja mis probleem see neil omavahel kanakitkud on. Eks me teame ju kõik, et Ungarit häirib see, et siis kuskil piiritagune vahetult Ungari piiri ääres olev ala, mis on taga Karpaatia nime all tuntud, et see oli kunagi Ungari kuningriigi koosseisu kuuluv maa-ala ja on üsna loogiline, et Ungari oma südames imustab neid maa-alasid tagasi, mis on kunagi olnud tema omad. Ega meiegi eestilased ei ole ju ära unustanud Setumaad ja neid Narva jõe taguseid alasid, kui see olid kunagi Eesti alad, mis Tartu rahulepinguga Eesti aladele kuulusid. Eile tuli ka Eestis ju see suur sündmus, et tähistati Eesti Vabariigi aastapäeva ja siiski 2. veebruaril oli, millest ma ka isegi ei võtnud sõna oma episoodides varem, aga eks neid inimesi, kes nendel teemadel palju räägivad ja sageli mitte üldse siiralt nendel teemadel räägivad, olla Eestis küll, aga niigi, et ühesõnaga ikka häirib mind kogu aeg see, et nüüd automootor, keegi jättis oma automootori käima siin kõrval. No nii, aga hea küll, sellistest asjadest peab vist ilmselt üle olema, sest kui sa tahad kuskil linnas teha mingisugust podcast'i ja mingit videot ja anda edasi, et kuskil oled näiteks reisul ja kus inimesed murdudes käivad mööda, siis on seal olukord veelgi hullem ja autod sõidavad pidevalt nagu mitte nagu siin. Aga ja lähme siis Ungari-Ukraina teemaga edasi. Ma ei ole veel seda kõige põrutavamaid hullumeelsusi välja ütelnud, mida praegune Ungari valitsus on teinud, aga tahaks neid välja ütelda kuidagi, aga ma ei tea ikka, kuidas veel teha, sest ma käin selle teema ümber nagu ikka kass ümber palava pudru, ja püüan oma peas nagu selgeks teha seda, et kuidas siis peaks nendest teemadest rääkima, aga kas sina oled kujutanud ette, et Orban kisendab avalikult, et Ukraina tahab Ungarile kallale tungida? Mingi analoogne situatsioon praegu on tõepoolest toimumas, et Orbanilt on tulnud selliseid teatamisi või selliseid uudiseid, et Ungari kavatseb
oma väeüksused paigutada Ukraina piirile. Muideks see ei ole see on võib-olla alles uudis nüüd meie jaoks siin Ungaris, kes me siin praegu siin Ungaris viibime. Ma mõtlen selle jaoks, et mina ka viibin Ungaris, siis mina ka ütlen, et meie, sest ma kuulun sellesse nende inimeste hulka praegu sel hetkel, kes on Ungaris ja kes elavad Ungaris. Nii et ühesõnaga, et näiteks üks teine inimene, kelle pärast on Ungari valitsus siis praeguste Orbani peakonkurenti Madjarit nimetanud Ukraina spiooniks Ungari valitsus ja Ungari arvamusliidrid on sellepärast, et ta on ennast siis fotografeerida lasknud ühe sellise mehega nagu Roland Seber, kes on poolenisti ungarlane, poolenisti ukrainlane ja kes on Taga-Karpaatiast pärit ja siis tema on ühel pildil siis Madjar Peetriga koos ühele fotole sattunud ja siis see on andnud alust kohe Ungari sellistele milleks neid nimetada kas nüüd just otseselt ühesõnaga Orbani selline õukonna arvamuskujundajad, ütleme nii, mina olen neid niimoodi harjunud juba nimetama, nendele alustanud nimetada seda praegu, kes on peamine konkurent, kellest ma alguses rääkisin, siis et Tisa erakond juhib praegu meediani hinnangutel 20% Fidesit, et seda tema peakonkurenti on siis andnud aluse nimetada Orbanile see, et ta niimoodi ennast fotografeerida lasknud selle Roland Seberiga Ukraina spiooniks. Nii et see on üsna keeruline situatsioon meil see. No nii, vaatame, ehk saab nüüd paremini. Ja Roland Seberi juurde jäin pidama, siis rääkisin sellest, et on niisugune mees, kes siis fotografeeris ennast koos või laskis fotografeerida ennast koos siis Ungari Tisa erakonna seal juhi ja asutaja Peeter Madjariga ja siis selle alusel on siis Orban ja tema meeskond tituleerinud praeguse oma peakonkurendi Madjari Ukraina spiooniks. Aga kui nüüd edasi vaadata seda asja, siis vaatamata sellele, et tõepoolest Seberil on kontakte Ukraina luureorganisatsioonidega ja ilmselt on ta üsna lähedastes suhetes ka Budanov endaga või ei või peada anda kõige selle kohta, et kuidas siis temaga seal tegelikult on. Aga ühesõnaga üks oluline moment kõige selle juures, et ta on rääkinud siis sellest, et oma ühes programmis YouTube'i kanalil, kus ta siis Alissa Patsmaniga, kes on siis Dmitri Gordoni kanali külas Gordonitel abikaasa ja temaga tegi siis Roland Seberiga intervjuu ja rääkis sellest oma kanalil siis kuidas mis probleemid on Ungaril
ukrainlastel omavahel, ukrainlaste silma, vaatepunktist lähtudes. Ja ta rääkis ühest huvitavast asjast, nimelt sellest, et 2022. aastal, kui veebruaris, just 24. veebruari kandis, kui algas täiemahuline Venemaa sõda Ukraina vastu, et siis tema andmetel, tal oli andmeid kuskilt, et ilmselt ta sai liikuda nii mõlemal pool, Ungari poole peal kui ka Ukraina poole peal, ja ungari keel on tal suus ka, nagu minulgi. Ja ühesõnaga, et ta rääkis seal sellest, et Ungari selleks ajaks oli, just nagu oleks Orban teadnud, et sõda on algamas, oli Ukraina piirile koondatud just Taga-Karpaatia osas Ungari sõjaväeüksused, teisel pool Tissa jõge just. Huvitav kokkusattumus, et Tissa erakond ja Tissa jõgi, siis Ukraina-Ungari piir, ja samas on Tissa siis erakond Orbani kõige suurem väljakutse praegusel hetkel. Nii nüüd võiks siis nagu järgmise punkti juurde minna, teemapunkti või jutupunkti juurde, milleks seda nüüd nimetada. Ja selleks jutupunktiks või teemapunktiks oleks siis seesama Ukraina-Ungari sõda. Mitte sõda, veel mitte õnneks. Aga omavahelised suhted ja see probleemirägastik, mis nende vahel on. Nii. Ühesõnaga, jah. Juttu tuleb siis praegusest ajahetkest, nüüd ei mitte 22. aastast, vaid 2026. aastast. Ja sel ajal on siis natukene see olukord kõik muutunud, aga paremaks läinud ei ole mitte millegi poolest vist või. Võib-olla isegi hullemaks. Ja kindlasti isegi, mis puudutab Ungari ja Ukraina omavahelise suhtes, siis kindlasti hullemaks läinud. Nii, ja mida siis nüüd nagu esile tuua kõigepealt? Esimene asi on muidugi, te teate, et viimased sündmused, mis nüüd on toimunud, on see, et Sõpruse gaasijuhe, Sõpruse Truspa gaasijuhe, mis on ehitatud veel Nõukogude ajal, ja kus tuleb Euroopale ja esmajoones Ungarile ja Slovakkiale praegu veel vaid nafta või õli, ja siis ühesõnaga, et siis sellest õhku see gaasijuhe kuskil sai rikutud, väga kapitaalselt sai rikutud, kas kapitaalselt, ukrainlased veedanud, et üsna kapitaalselt, sest nad ei saa parandada. Mis ungarlased väidavad, et tegelikult olevat ukrainlased ise selle gaasijuhtme ära lõhkunud, ja mitte venelased ei olevat seda pommitanud. Mis ukrainlasi puudutab, ukrainlased väidavad, et pommitasid venelased, ja on ka teisi analoogseid infrastruktuure või siis taristuid, mida venelased on pommitanud, need on lõhutud ja neid ei ole saadud veel parandada. Nüüd Ungari ja Orban, nemad väidavad, ja Slovakkia Pitso, nemad väidavad, et Ukraina tahtlikult ei parandavat neid taristuid, seda Sõpruse naftajuhtme taristuid, et nad on huvitatud sellest, et Ungarit ja Slovakkiat kiusata, sest teatavasti on ju Ungaris, Slovakkias võib-olla isegi vähem kui Ungaris, väga suur Ukraina vastane propaganda, tänavad on kleebitud täis plakateid, kus kujutatakse Ungari vaenlasi, nendel on siis
kolm keskset kuju tavaliselt, Martin Weber, Ursula von der Leyen ja Zelenski, kes kõik tahavad siis Ungarit peesse keerata või kuidas nüüd öelda, viisakamalt nässu keerata. Ja siit olevat siis tingitud ka see, et oletatavasti, et miks Ukraina tahtvat vingerbussi mängida just ungarlastele. See tähendab, et Ungari mitmed peavoolu meediakanalid, sest teatavasti on peavoolu Ungaris mitte seesama poliitiline joon, mis on Eestis, aga seal on, need on täiesti erinevad kardinaalselt selles suhtes, nii et nagu võib ju aimatagi, kui Vides valitseb juba 15 või 16 aastat järjest. Et ühesõnaga siis seal te räägitakse ka sellest, et nendest ukrainlaste väidetavatest sõnadest ja suurustavatest sõnadest, kus nad siis räägivad sellest, et ungarlased olevat nagu narkomaanid, kes sõltuvad Vene gaasist, ei saa ilma Vene gaasita elada, et see on gaasivõhe, et Ruspa gaasivõhe on nagu lutipudel neile siis, kus nad saavad siis seda oma vajaliku doosi kätte ja siis lähevad minema ja mõnulevad soojas ja ja nii edasi. No ühesõnaga, et ja Ungari on seda vihaga muidugi rääkinud, et jah, et kui nad niisuguse jutte räägivad ja kui nad niimoodi mõtlevad, siis loomulikult nad tahavad meile käkki keerata ainult. Aga jah, Zelenski väidab, et siiski seda ei saavad teha ja et kui ungarlased nii väga olevat huvitatud, et seda torujuhet seal parandatakse, siis saad kui ise oma inimesed sinna. Nüüd Ungari väidab, et Ungari ja Slovakkia tahtvat oma kontrollijaid või oma meeskonda sinna saata, kes kontrollivad, et millisel määral see naftajuhe on siis rikutud ja nii edasi ja nii edasi. See on aga probleem kuhjaga ja siis nüüd on asi nii kaugele läinud, et Orban on vahetult enne valimisi 12. aprillil käesoleval aastal, 2 kuud enne seda, on hakanud sõjahüsteeriat tõstma. Et aga selle juurde kohe, milles siis Orbani sõjahüsteeria väljendub. No Orban ise ennast ei pea muidugi mingisuguse sõjahüsteerikuks, vastupidi, tema räägib, et Euroopa, need on sõjahüsteerikud ja nemad kisendavad sõda ja tonti ja venelasi igal pool. Aga mis puudutab Orbanit, siis Orban korraldab iga aasta rahumarsse ja kus on tohutud rahvamassid tulevad kokku Budapesti, kuigi nüüdseks ajaks on juba küsitav, et kas need on kumbi rohkem, kas neid rahumärssijaid või siis protesteerijaid Orbani valitsuse vastu, kes Orbani režiimi kukutamist tahavad, et mõlemaid on palju ja kes neid täpselt jõuab kokku lugeda ja nagu olukord siin Ungaris on, et paljud arvavad, et ega ei teagi praegu mitte midagi päris kindlasti, seda näeme alles 13. Aprillil, et kuidas siis olukord saab olema, aga nüüd selle juurde siis sõja Orbani rahuliikumise initsiaator ja leiutaja, sest kas ta nüüd jutumärkides leiutaja, lisaks veel sellega üks esimesi hurraaga Donald Trumpi Board of Peace'iga liitujate oli ju Orban Viktor, või on, ühesõnaga see selleks, aga siis mis veel?
nüüd on asi siis nii kaugel, et sõjahüsteeria leiab oma väljenduse üsna omapärasel viisil. Nimelt, no enne kui ma seda ütlen, mis on minu jaoks kõige hämmeldavam ja mis minu jaoks juba noh, peaaegu täiesti järgimatuks teeb Viktor Orbani kuju kui poliitiku kuju. Kuigi ma kunagi olin isegi võiks öelda Orbani pooldaja, siis kui Orbani on võimul veel, siis ega ma tema kohta palju ei teadnud muidugi, aga nagu enamikud need, kes praegu Eestis Orbanit kõige tublimaks poliitikuks peavad ja Euroopas, ega nad midagi eriti Orbani kohta ei tea ju. Aga noh, asi ei olegi selles. Või on selles küll. Aga noh, ega mina ka ei teadnud. Ma tahtsin öelda seda, et siis ma pidasin Orbani päris järgitavaks meheks, aga kuigi võib-olla juba siis kõigi asjadega ei saanud temaga nõus olla, aga paljudes küsimustes küll ja nendest poliitikutest, kes tol ajal võimul olid või võimu himustasid just parasjagu, nägin ma Orbanit ikkagi nagu eespool, pingereas eespool olevana. Aga praeguseks see, eriti mis nüüd praegu toimub, see muudab minu jaoks Orbani juba täiesti järgimatuks. Niisugust asju ei tohi endale üks poliitik, endast lugupidav poliitik lubada, see, mida tema räägib praegu. Aga no sellest nüüd lähemalt, no alguses oli see, et need väited, et Orban väidab, et mis aasta see oli, mul juba meelest ära läinud, kas oli 26. või 27. aastal tungib Euroopa Liit Venemaale kallale, et kuulake nüüd seda. Eestis muidugi räägitakse, et Eestis räägivad opositsioonipoliitikud, et Eesti on valmis Venemaale kas või kallale tungida, et Tsahkna on niisuguseid väljaütlemisi teinud ja siis on veel mõned tegelased, aga kuivõrd nüüd tõsine nüüd on, nemad räägivad ennetavatest löökidest muidugi, aga need ennetavad löögid on muidugi, mina ei tea, praegu ma ei kommenteeri neid, ma ei räägi nendest, ma võiks neist ka rääkida muidugi, aga mis on minu arvamus, aga ma ei räägi nendest. Aga siis jah, noh, ühesõnaga Orban siis räägib ka, et Euroopa tungib Venemaale kallale, ühesõnaga Venemaa on hea, nagu varjatult läbi, noh, niimoodi ümber pööratud, kusjuures ikka räägib Orbani käest otse küsida niisugust sõnu, siis ta vastab nagu mantra, mida nagu teab, et temalt seda oodatakse, et ta peab ütlema, et Venemaa on agressor ja Ukraina on ohver, aga ja nii edasi. Aga noh, jah, keeruline teema ja keeruline näha seda, mis toimub Orbani peas tegelikult, aga tegelikult või siis ei olegi nii keeruline, aga see on nii pikk jutt, et minu jaoks praegu vähemalt nii lahti rääkida, et seda on nii raske teha, aga noh, proovime siis mingit pilti anda sellest kõigest. Ühesõnaga, ta räägib, et Euroopa tungib kallale Venemaale. Nüüd on uus hullumeelsus, mis minu silmis täitsa hullumeelsus kõlab, või minu kõrvus, mitte silmis ei kõla mul midagi. Silmis on pilt, silmad näevad pilte ja me näevad, aga kõrvad kuulevad. Okei. No ühesõnaga nüüd, et Ukraina tahtvad siis kavatsevad peatselt rünnata Ungarit ja see sellepärast, et rikkuda veelgi esmajoonas võib-olla mitte ungarlasi endid rünnata, vaid et nagu valimiste sekkumise eesmärgil või midagi niisugustest valimiste sekkumiseks nad peavad seda, et Ungarist Ukraina meedias väga palju räägitakse, jah, aga
aga mis puudutab siis seda kallaletungi võimalikkust Ukraina poolt Ungari vastu, siis sa olevat seotud nagu ikkagi rohkem sellega, et gaasijuhtmega ja selle õlijuhtmega või naftajuhtmega, Truspaga, sõprusega, et sõprus küll enam ei ole, aga sõpruse gaasijuhi on veel ikka veel alles, aga jah, et nad kardavad, et saavad toimuma siis rünnakud Ukraina poolt, et niisugused, nagu nad Venemaa vastu teevad, et saavad ka Ungari territooriumil toimuma, et räägivad sellest ja selle nimel on kehtestatud drooni lennutamise keeld Ukraina piiri läheduses ja seal ühesõnaga Kirde-Ungaris üldse vist, ma ei tea, kas päris Debreceni ja Niirehtaja linnani välja või kuidagi vähem, aga või mingi kitsama rival, aga et kehtestada siin droonilennutamise kord, keeld tähendab, mitte kord, vaid keeld, siis on üles seadnud nende kohtade, kus on siis mingisugused sõlmpunktid, kus gaasijuhe või naftajuhe läbi läheb. Sinna on paigutanud Ungari oma väeüksused või on paigutamas. Sellest räägib Orban ja sellest räägib kõva häälega ja see on nagu sõjahüsteeria kõlab paljude kõrvus, mitte ainult minu kõrvus. Ja siis keeruline. Eelnevalt siis ma rääkisin natuke sellest, et Ungaril on nagu kaks suurt vaenlast. Brüssel ehk siis Euroopa, kuhu ta ise kuulub, ja Ukraina ja Zelenski, Ursula von der Leyen ja kõik need činovnikud, kes siis Ursula ja Euroopa Parlamendi heaks töötavad, et siis need on vaenlased, enam mitte vastased, lihtsalt enam mitte poliitilised vastased, vaid vaenlased. Muideks, mu varasemates episoodides ma rääkisin siin Jožef Debreceni raamatust, biograafiast, Orbani biograafiast, kus siis on kirjas üks kujunemislugu, Orbani kujunemislugu selleks, kes ta praegu on ja kuidas siis tema isiklik karakter ja kuidas tema isiklikud iseloomujooned siis on kogu seda kujunemislugu siis mõjutanud ja siis ja kuidas ta need oma karakteri omadused, iseärasused on poliitika tegemisse kaasa haaranud. Sellest see räägib Debreceni ka ja muuhulgas ei ole mitte üldse tähtsusetu asjaolu, et Orban tahtis noores eas jalgpallistaariks saada selliseks nagu Maradona või Ronaldo või kes tahes, mina ei tea neid jalgpallureid, sest mina spordihuviline ei ole, mina neid ei vaata palju, erinevalt Orbanist ja ta tõepoolest, ta mängis üsna heal tasemel jalgpalli omal ajal ja teda iseloomustati kui niisugust inimest, kes iga hinnast tahab võita, aga ei küsi üldse hinnast, ei küsi üldse sellest, et mis see kõik kaasa endaga võib tuua ja see tema iseloomujoon, sellised tema iseloomujooned on teda kogu elu saatnud. Samas ta ei küsi seadused on vormi pärast, neid tuleb täita, kusjuures Fidesz ise on kaua aega tegelenud sellega, et ta oma siis võimu ka pärast seda, kui ta juhuslikult, kui ta peaks võimult kõrvale jääma, et kuidas ta siis siis nagu salvestada või eesti keeles on raske nimetada
raske leida sellist sõna, millega saaks seda iseloomustada, aga jah, et ta püüab seda oma võimu salvestada, et võim elaks üle ka võimuvahetused. Ühesõnaga, niisugune võim tahab olla Fidesz, et ta elaks ka üle igasugused võimuvahetused. Ja see teeb tema karakteri ja tema iseloomu ja ka see iseloom, mille Orban ja tema isiksus on siis Fideszisse pannud, kuidas see siis on kogu Fideszi poliitilisele joonele oma pitseri peale pannud. Nojah, aga nüüd tagasi Ukraina ja Euroopa ja Ungari kolmnurga kirjeldamisele, sest muidugi Trumpi faktori võiks ka siia juurde kohe lisada, sest Trump on päästja, Trump tuli nagu õnnistegija taevast Ungari jaoks, sest kui seni sai Orban Brüsselis peamiselt peksa, siis nüüd on tal kaitsja olemas, kes teda kaitseb kõigide nende analoogsete rünnakute eest. No nii, aga Debreceni toob ka Orbani kohta välja teise iseloomuliku joone. See, mis ei ole mitte ainult jalgpallist ei pärine, vaid ka sealt võib öelda, aga no, põhimõte on selles, et tema poliitilised suhted on kõik samasugused nagu isiklikud suhted. Et ta võtab kõike väga isiklikult, et poliitiline vastane on ka tema isiklik vastane. Ja poliitiline ja tegelikult ei olegi tema vastaseid, sest kas ollakse tema poolt või ollakse tema vastu ja tema jaoks seal mingisugused sellised hallid alad ei eksisteeri. Aga jah, ja seesama siis on kandunud mingis mõttes üle ka Fideszi politiseerimisse. No nii, nüüd on siis olukord niimoodi, et Orban on, kõigepealt on muidugi kaevanud Europarlamendis Zelenski peale, et ta siis ei taha ära parandada seda sõpruse gaasijuhet. Mingid konkreetsed vastused ta ilmselt sealt saanud ei ole, aga oot, kas koeral on midagi ka seal või mis ta augub seal, ma olen vaatan, mis koer teeb, ma vahepeal panen kinni. No olukord ongi siis niimoodi, et üks süüdistab ühte, teine teist või nagu ütleb vanasõna, et pada sõimab katelt, aga kas ikka päris niimoodi on? Ma ei taha hinnanguid anda, aga mulle tundub niimoodi, et Ungari on tõesti väga norib ja täiesti täielik ükskõiksus valitseb Ungari valitsuse seas see, et Ukraina toob ohvreid ja mitte ainult oma mingi väsitava tööga toob ohvreid või mingil muul moel millestki peab ainult loobuma või midagi niisugust, vaid oma vere ohvreid sõna otseses mõttes toob selle eest, et sõda ei saaks edasi kanduda. Muidugi mõned arvavad, et nii see pole, just konservatiivid, rahvuskonservatiivid sageli millegi pärast, et Ukraina ei võita kellegi teise eest, aga millegi pärast see on kurb, et niimoodi mõeldaks, aga nii see kipub olema. Aga nüüd kaebamisele läks jutt, et kaebamine, üks kaebab ühele ja teine teisele ja siis Orban kaebas Europarlamendist kaebles, et antagu talle nüüd see võimalus
noh, et saaks edaspidigi sealt Sõpruse gaasijuhtme kaudu õli, et Ursula ja siis tema inimesed siis läheksid ja selgitaksid Zelenskile ära, et Orbanil on vaja ja noh, kuidas nüüd seda nüüd täpsemalt kommenteerida. Ühesõnaga, et Orban siis Orban siis olevat või kas Siarto ikka ilmselt olevat siis kutsunud siis Ungari, mitte Ungari, vaid Ungaris asuva, noh, Budapestis asuva siis Ukraina saatkonna saadiku siis Kohvile ja olevat talle peapesu teinud. Aga sellele eelnes veel üks teine kohtumine, mida Ungari meedia on ka siin-seal laiali paisanud, et siis Kiievis oli sama lugu ju, et Ukraina välisminister vist samuti oli kutsunud siis Ungari suursaadiku Kohvile ja siis olevat nende omavahelises vestluses selgunud, et mitte see põhjused, miks Sõpruse gaasijuhet ära ei parandata, ei olevat mitte see, et seda ei saa parandada, vaid sellel olevat poliitilised põhjused, et Ungari jätkab Ukraina-vaenulikku retoorikat ja oma poliitilise kampaania, valimiskampaania käigus vides konkreetselt valitsev erakond kasutab ära Zelenskit, teda mustates, teda demoniseerides ja siis noh, seda siis on nimetanud Ungari arvamusliidrid ja ka valitsusliikmed isegi vist, ma täpselt ei tea küll, kes, aga no põhimõtteliselt on ajakirjanduses niimoodi öeldud, välja tulnud, et see on siis see poliitiline põhjus, miks Sõpruse gaasijuhet ei saa ära parandada. Seda enam, et Ukrainal on küllaga neid sodiks pommitatud infrastruktuure ja taristuid, mida on vaja parandada ja miks peaks sellise taristu parandamisega kiirustama, mis annab võimaluse ühel sellisel rahval saada varustust, kes üleolevalt põlgusega ja vaenulikult suhtub ukrainlaste vabadusvõitlusesse suurema riigi vastu ja läheme siis edasi.